541 leheküljelise raamatu kaante vahele on pandud aastate pikkuse töö tulemus, mil Riigikogu liige Aadu Must on mitmete ekspeditsioonide käigus kogunud hulganisti materjale Siberi arhiividest. Kuna materjale on niivõrd palju ning täna esitletud raamatusse kõike mahtunud, loodab Must raamatule ka järje kirjutada. Selle raamatu mõte on järgmine. Eesti rahva ajalugu ei seisne ainult nende eestlaste ajaloo uurimises, kes elavad kodus, sünnivad, surevad, töötavad, elavad kodus, vaid meie rahvas on jõudnud väga kaugetele maadele ja tuleb välja, nad on mõjutanud teisi maid, saanud sealt mõjutusi, tulnud tagasi teistsuguste inimestena, kui on üldse tagasi tulnud. Ja Siber konkreetselt on üks selline paik, mida eestlased teavad ja nad arvavad, et tegemist on 41. või 45. aasta või 49. aasta küüditamisega. Eesti ja Siber on olnud ühe impeeriumi kaks otsa ja mõnes mõttes nagu paradiis ja põrgu juba läbi sajandite. Kõik see algas 300 aastat tagasi, mil Eesti sai Vene impeeriumi osaks ja sellest ajast peale on meie rahvas lahutamatult seotud Siberiga. Selles raamatus on juttu nii sõjavangidest, nii-öelda poliitiliselt teisiti mõtlejatest, on juttu sunnitöölistest, kullakaevuritest, kelle ajalugu on tohutult põnev ja põhiliselt on seal üheks tegelaseks veel ka Siberi arhiivid just selles mõttes, et tohutu hulk sellest teabest, mida keegi veel ei teadnud, on just nendest arhiividest välja ammutatud. Ma tegin oma õpetajate käskude järgi, kes ütlesid, et raamat tuleb kirjutada nii, et inimestele meeldiks lugeda. Ma püüdsin seda teha nii, et ta oleks teaduslikult täpne, kuid samas loetav. Ja üks asi oli veel. Raamatus on üle 100 pildi ja need ei ole lihtsalt pildid, vaid need osa käsitlusest. Need on materjalid Siberi arhiividest, küll kartograafilised, küll inimeste pildid, väga erinevad liiki asjad. Ja võib-olla kõige tähtsam on öelda seda, et tänu sellele tööle, mis on erinevates arhiivides kuude ja kuude kaupa tehtud, et tänu sellele materjalile on väga palju ajaloos õnnestunud muuta ja näidata, et ajalugu oli rikkam ja teistsugune, kui me tavaliselt arvame, et oli lihtsalt mingid kindlad klotsid, mille järgi elati. Ei, tähendab ka Siber oli ja edulood ja kadulood ja mõjutused siit sinna ja ka vastupidi. Tavaliselt öeldakse, et näiteks kultuurivaldkonnas, et kõik, mis meile head tuli läänest, halb läks kuhugi teisele poole. Eesti haridusloos on näiteks selline tahk nagu pietistid, nende koolide rajamine 18. sajandi algul, rasked ajad. Tuleb välja, et selle liikumise taga oli tohutult palju või oli väga palju neid sõjavangist tulnud mehi, kelle maailm tundus seal Siberist on kokku varisenud, kes said tänu pietismile aru, et ainukene pääsetee valguskiir on haridus, kes tulid tagasi oma kodumõisatesse, jutt on ka Balti-Saksa mõistikest, aga mitte ainult Balti-Saksa omast. Näiteks Toomas Jörist, eestlasest oberstleitnant, oma Türi kihelkonna Piumetsa mõisast tegi kooli, sest pietismi pisikust nakatatuna ta leidis. See viib elu ja mitte surma poole. Nii et kõikidest nendest asjadest on raamatus juttu. Ja veel, raamat on algus. Tähendab, see materjal, mis õnnestus nii Siberist, aga ka teistest arhiividest, sealhulgas Rootsi riksarhiivetist ja Eesti ja Läti arhiividest koguda, seda on hästi palju. Ja raamatu teises köites mitte ainult tuleb täiesti uus teema. Nimetan neist ainult ühe. Mitte sellepärast, ma ise olen Tartu Ülikooli professor, see ka muidugi mõjutab. Aga ma olin hämmingus, kui tohutut suurt rolli mängis näiteks 19. Tartu Ülikool Siberi ja koloniseerimisel ja uurimisel ja majanduse edendamisel ja kui palju neid poisse, kes lõpetasid Tartu Ülikooli, tegid oma kiired karjäärilood hoopis Siberis. Pärnumaalt keegi Stubendorf, minu naabrusest pärit noormees, jõudis Tartu Ülikooli, siis läks Siberisse õnne otsima, tagasi tuli juba Jakuutia kubernerina või pensionärina peale Jakuutia kuberneriks olekut. See on põnev maailm, aga miks meie maailm peab olema kitsas, kui ta võib olla tunduvalt laiem ja ma ütlen, läbi Siberi eestlaste õpime hoopis paremini aru saama, kes need eestlased üldse on, mida nad söövad, mis neid võlub. Ja muide üks teema veel, mis kuskil seal ridade vahel on peidus, aga selle lugeja võib-olla leiab ise üles, eriti teises köites käib see läbi, see on Eesti rahva hariduse usk, mis on meid alati edasi viinud ja viib edasi seni, kuni ta elab.
Üks müüt, mis siis ümber lükati, oli siis see, et Siber ei ole ainult siuke õuduste koht, kuhu kõik kartsid minna. Mis seal raamatus siis välja tuleb? Veel mõni siuke müüt, mida siis ümber on lükatud nüüd? Ümber on lükatud terve rida, või esimene müüt on selles, et meile ka meeldib rääkida, ma olen ise sama stiili inimene, kes räägib, kuidas meie maalt pärit inimesed suuri tegusid tegid. Ja täpselt samast tundest lähtudes on venelased oma Siberi ajalugu kirjutanud nii, et need teised on sealt välja roogitud. Muide, selline ajaloo käsitlus on omane näiteks ka Prantsusmaale, kus kõik teised on ainult prantsuse rahva tooraine. Ja esimene asi on see juba, et kuivõrd suur roll tegelikult oli Eestist läinud inimestel üleüldse Siberi harimisel, administreerimisel, seal haridusvõrgu loomisel ja nii edasi. Üks müütidest võiks olla see, et tegelikult on ka konkreetseid müüte. Alates seal esimese Siberi luterlaste küla rajamisest, mille kohta seni kõik räägivad, et see oli klassivõitlus ja ülestõusud saadeti kuhugi külla ja sellepärast tekkis nii suur küla ja tegelikult tuleb välja, et ei. Esimese Rõškova küla elanikud olid tegelikult ikkagi need vennad, keda tsaar Paul ütles, nüüd tuleb minna Ida-Siberisse, meil on seal värskelt vallutatud maad ja meil on vaja valgeid inimesi, kes tõrjuvad välja meie kullased vennad. Esimene küla on sümbol. Ja kui seni on teda kogu aeg räägitud, et see sümbol oli klassivõitlus, ülestõus, siis see on üks kontseptsioon. Kui me tuleb välja, et ei, see oli kolonialism, siis see on hoopis teine kontseptsioon. Mis raamatust välja tuleb, on see, et vahel öeldakse, et eestlased on ülbed, nemad arvavad, et nad on kõige. Tegelikult tuleb välja eestlaste kohta päris häid, ka halbu jooni. Tuleb välja, kuidas tõepoolest põllumajandust, eriti karjakasvatust, viidi jõuliselt edasi ja nad, nagu naljaga pooleks ütlen, et nad olid ka Siberis midagi nagu näidis Sofoosi sarnast omal ajal, kelle juures käidi õppimas, vaadati uusi põlludenippe, õpiti, et kuidas loomadest paremini hoolitseda ja see oli tõelised edulood. Mis veel tuleb õppida? Me kogu aeg oleme teadnud, impeerium oli paha, tsaaririik oli paha. Tuleb välja, et tsaaririigil oli Eesti rahva kujunemisloos omad head ja vead. Haritud, need samad haridususku Eesti poisid, kes said Eestis hea hariduse, ei saanud kodumaal karjääri teha. Siin olid Balti-Saksa poisid ja Vene ametnikud ees. Ja tuleb välja, et suur tühi Siber, seal võis saada jaamaülemaks, seal võis saada inseneriks, seal võis saada vorstimeistriks, juustumeistriks, arstiks, veterinaariks. Ja need kohad kõik ootasid. Tõsi, osa neist teadsid kohe, kui sinna kohale ütlesid, ma olen nüüd Saksa insener. Seda juhtus ka, kuid põnev on siiski see, et seal tehti karjääri selle sõna kõige paremas mõttes. Ja juba 1917, kui Jaan Poskale öeldi, et kuule, te ei saa oma riiki teha, teil pole isegi haritud ametnikke. Ja kui Poska kirjutas Venemaa lehtes Eesti pojad, tulge koju, meil on vaja oma kodu üles ehitada, siis selgus, et Siberist tulid need samad arstid ja õpetlased ja juristid ja jaamaülemad ja sillaehitusinsenerid, telegrafistid ja järsku selgus üllatav asi, Eesti rahval on oma haritud pojad olemas, kes olid ära. Annaks Jumal, et me tänapäeval ka nende, kes ära lähevad, et need ka kunagi tagasi tuleks ja ikkagi oma kodu aitaks üles ehitada. Aga teate, see on juba tänapäeva teema, sellest me täna ei pidanud rääkima. Ja viimane küsimus, mis mul teile on, kui palju aega võttis mõtte tekkimisest, esimesest sõidust Siberisse, kuni siis praegu raamatu kaante vahele jõudmiseni? See on nii raske küsimus, et ma ei oska sellele vastata. Minul ei ole Siberiga perekondlikke juuri. Minu omadest, mul olid isegi küüditatutest Siberisse ja ainult minu vanaema, kes oli üle 80, kui ta lahkelt vagunisse aidati. Tema oli ainuke, kes suri, teised tulid tagasi. Sellele vaatamata ma käisin esimest korda peale keskkooli lõpetamist 1969 juba Siberis ja mind see maa huvitas. Nüüd Siberis me algul hakkasime uurima repressioonide ajalugu ja tõepoolest see juhtus vist kusagil umbes aastal 2000 paiku. Nii et täpselt joonlauaga ei oska mõõta ja loomulikult käib niimoodi, et 10 tööd on korraga käsil. Siberi raamatu kirjutamine oli neist üks magustoit, mida tuli vahel ka uneajast teha, sest seda oli mõnus teha, igasuguste argiaskelduste, sebimiste, kaklemiste, poliitikas juhtub ka seda ja ma olen ka seal otsapidi sees. Nii et jäängi vastus on ebamäärane. Siin on läinud palju aega, aga see on olnud hea aeg.